Kas sa isa Siimuga suhtled tihti või kuidas teil on? Mul ei ole isa Siimu. Ei ole või? Aga Kaja Kallas ei ole. Minu isa nimi on Harri. Harri? Kaja Kallas ei ole teie õde või? Ei, Kaja Kallas ei ole minu õde. Kas Eesti haridus on siis metsas või ei ole? Eesti haridus on, ma arvan, üks maailma parimaid. Aga millal see muutus toimus, et õpetajad enam füüsiliselt ei karistanud, sest ma ikka mäletan, kui mind kõrvast tõmmati ja no selles mõttes asja eest. Ma olin siuke paras toots või siis kui keegi käituda ei osanud, sai tööõpetuse õpetajalt väikse maksaka või? Füüsiline karistamine ei ole õppimise ega ka distsipliini mõttes mitte kuidagi produktiivne. Aga meil ikkagi õpetajad ja õpilased käivad koos kohtingutel vabal ajal. Reede õhtul ööni välja. No ma arvan, et see ei ole eetiline. Et ma arvan ka, see ei kõlba. Just. Aga kuidas me selle nüüd välja juurutame? Karistamisega me seda ei tahaks teha nii nagu Ameerikas, eks ole, et lähed 30 aastaks vangi. Aga mis me siis teeme, premeerime neid? Või? Ei no esiteks on ühiskondlik positsioon väga selge, milline on ühiskonna positsioon selliste asjade peale, ta on negatiivne ilmselgelt. Tead, ma ei taha nüüd kedagi tanki panna, aga ma olen kuulnud ikka mõnda inimest uhkustamas selliste asjade. No, eks ikka juhtub. Kui kõrgel kohal me selle PISA testi järgi oleme nüüd? Kas maailmas või Euroopas? Maailmas oleme 4. Euroopas esimesed. Kes maailmas eespool seda? Singapur on esimene. Seal ei tohi suitsugi teha avalikus kohas. Jaapan ja Lõuna-Korea on ka veel meist ees. Jaapanis on see ületöötamise kultuur. Kas on siis hea läbipõlemine ja hustle culture, et kas meil on seda vaja? Tead, nii ja naa, et mina päris seda meelt ei ole, et laseks ikkagi totaalselt, teise äärmusesse ei tasu ka langeda, eks ole, et kuna me oleme nii väiksed, siis ainuke viis, kuidas me suudame saavutada midagi, kuidas me suudame üldse ka rahvusvaheliselt silma paista, on see, et me lihtsalt töötame 2 korda rohkem kui prantslased või kui itaallased. Sama 2 korda vähem raha ka kui nemad. Et täna ilmselt enam ei saa, aga kui Itaalia ärakadumise pärast maailma munalt ei muretse mitte keegi, siis Eesti riigi ärakadumise eest peame meie küll väga muretsema. Iivet tõstma näiteks või? Ei, sa pead oma riigi selleks, et see sinu enda eestlaseks olemise vabadus on garanteeritud, seda suudab garanteerida sulle riik. No ma mõistan, see on teie vaatamärk, aga Aivar Riisalu ütles, et... Ja nüüd kõik need, kellel ei ole 5 last, panevad nokka kinni, sest minul on. Aga ei, ma ei saa aru, mis jutt see on see õpetajate palkade kohta. Et isegi olen siin teate koolis töötanud ja kadunud papsi lõhnaga läksin kooli, ütleme kell 9 hommikul. Ütlesin, no nii, lapsed, täna vaatame filmi, üsna alatu minust. Koju jõudsin kell 1, viskasin jalad seinale. Jumala lebo ju. Mis ainet sa õpetasid? Inglise keelt 3. klassidele, siis ma olin abiõpetaja mingites klassides, valvasin pikapäevarühma. No just, aga sa olid abimees, eks oli, sa oled kedagi toetav. Et see õpetaja, kes vastutab õppeprotsessi kujundamise eest. Ei tea, aga mul üks kolleeg, mis ta andis 8-ndikele matemaatikat, ma küsisin, kas sa oled oma palgaga rahul. Ta ütles, et minu arust käärib, et ma teen 2 korda vähem, kui mul lepingus kirjas on. Ju ta siis on professionaalselt arenenud juba sellisesse olukorda, kus tal on juba nii käpasse. Learning curve lihtsalt. Ma arvan, et unustame selle PISA testi värgi ära. Seda palgavingumist ei viitsi ka enam kuulata. Üle 2 tonni võib mõni mees kätte saada. Pätid tuleb välja juurida koolist, see on asi. Ma arvan, et haridus ongi see, mida sina nimetad pättide välja juurimiseks. Ehk siis, et haridus ei ole ainult matemaatika valemit selgeks õppimine. Palju on 8x4? Eks ole, mina ei tea. Palju on 8x4? 8 + 8 on 16 ja 16 × 2 on 32. Just, no näed. Mul kunagi varastati rahakott ära, üks vana mutt varastas. Ma muidu ei ütle mutt, ma ütlen tädi. Aga kus sa tead, et tema oli see? Sest me olime 2 bussis ja mul enne bussi minekut oli rahakott. Mu vanama ütles, et pätid saavad ka penskariteks selle peale. Aga teie kui tubli sorosana haritud inimene, miks teie seal Päti erakonnas olete? Päti erakonnas? Aga ei ole siis või? Ei. Kus Johanna-Maria Lehtme praegu on? Ma ei tea, kus ta on. Ta on ju Pätt ju natukene. Tead, jään vastuse võlgu sellepärast, et ei ole minu asi tema üle kohut mõista, sellepärast, et ma lihtsalt ei tea nendest asjadest. Sel hetkel, kui need asjaolud välja tulid või nii-öelda süüdistus tuli, aga keegi pole kedagi süüdi muuseas mõistnud jätkuvalt. On lihtsalt süüdistatud. No ma süüdistan sind täna praegu siin, mõtlen välja korra, ma süüdistan sind milleski. Milles ma võiksin sind süüdistada? Mul ükskõik. Ära haiget teha. Ja, et oluline on, just, aga kui ma sulle selle süüdistuse esitan ju avalikult Tallinna Raekoja platsile, panen lehte ka kuulutuse selle kohta, siis ma teen sulle haiget. Mul on siin midagi võimsamat kui
kohtuotsused. Meil on siin Spirit Animaliga mustlaskuld ja palve Helmed Indiast. Ja selleks, et pätipendlit luua, tuleb tulla kuskile, kus on tugev päti aura. Ja siit ma tean, et siin on pätte kõvast. No nii, see on puhas kaabakas siin. Ja ossar. Nii, ja nüüd paneme siis viimase kõige olulisema osa. Tõmbame siit natuke krediiti ka peale. Kui rahva raha eest on niisugune masin soetatud, siis kohe viskab. Vaadake, siin on Dalai Lama. Siit ei taha üldse tulla. Vaatame, kes siin järgmine. Marek Reinaas. Mis ta tegema peab? Vägi hakkab viskama kohe. Siit ei viska eriti. Ta on lihtsalt napsu ja naljamees ja ma olen talle mitu korda häält andnud. Ise kannan ka sükseid prille, siit väga ei viska. Ai, nii, Johanna, nii. Siit hakkab tulema. No nii. Siit hakkab tulema, aga konkreetseid vastuseid ta ei taha mulle anda. Näete? See on võimas. Ma siia paneks lõpetuseks ühe kolleegi tsitaadi, et kui sa oma õpilase ei löö ja nendega ei seksi, siis kool hoiab sind igavesti.